kõigile! Oleme täna siin, et meie kooli 10. sünnipäeva puhul arutada meie kooli asutajatega, kuidas need 10 aastat möödunud on meie koolil. Kuidas üldse meie kool loodi ning selle aja jooksul kasvanud ja arenenud? Millised on teie emotsioonid täna, nähes kooli 10 aastat hiljem? No mina võtan siit kohe vastamise järje üle, kui tohib. Istusime siin enne seda intervjuud ja mõtlesin, et 10 aastat tagasi sellist olukorda küll ei osanud ette kujutada, et meie koolis on õpilasesindus ja õpilasesindus teeb meie 4 intervjuu. Ja me saame seda 10 aastat meenutada. Nii et need on nagu imestavad ja rõõmsad emotsioonid, mis minu sees on. Minul on alati olnud soe tunne, et ma olen olnud siin koolile esimestel aastatel kogu aeg igapäevaselt olemas, siis vahepeal natukene kaugemal meie Mõisamaa grupiga ja kuidagi eemal ja siis jälle tagasi, aga alati, kui ma siia olen tulnud siia kooli, siis on selline hästi soe, sõbralik ja mõnus õhkkond. Et näedki, kuidas lapsed võivad õpetajatele juurde joosta, kallistada, õpetajad kohtuvad, naeravad, kallistavad, õpetajate toes on mõnus sõbralik õhkkond. Võid endale teed teha ja ühesõnaga pidevalt ennast mugavalt tunda. Ja minul on ka uksest sisse tulin, kohe oli ka väga tore emotsioon, mida ei osanud ka 10 aastat tagasi ette arvata, et on selline mõnus kogukond. Inimesed tervitavad, kuna ma siin ka igapäevaselt ei ole, siis kui uksest sisse tulen, siis ma mõnikord läheb tükk aega enne, kui ma jõuan siia vajalikku klassi, sest et on vaja inimestega juttu rääkida ja hästi-hästi mõnus soe tunne on. 10 aastat tagasi oli lootus, et me oleme 10 aasta pärast ka siin, aga kus täpselt ja mismoodi ja kui suur see kool on, õrna aimuga ei olnud. Aga ma arvan, et see on praegu hea koht, kus olla. Milliste üllatustega olete pidanud silmist seisma selle teekonna käigus? Milliste üllatustega? Et võib-olla siis ma jagan siit mõnda sellist ootamatust, mida kooli asutades ei osanud ette näha. Et kuna mina olen väga palju kokku puutunud ka kooli paberimajanduse poolega, ehk et kui palju siin on dokumente ja aruandeid ja kokkuvõtteid ja protokolle. Et see oli küll ilmselt selline asi, mida ei osanud kooli rajades ettegi näha. Et tundus, et me teeme kooli selleks, et lapsi õpetada, et kõigil oleks tore, lõbus, oleks kooli rõõm. Aga suur osa aurust läheb siiski ka paberimajanduse peale, nii et see oli minu jaoks üllatus. Ma ei tea, kuidas teistel on, et kuidas teil on olnud? Minul oli üks üllatus, kui kunagi oli selline unistamise nagu töötuba või ring, kus siis olid õpilased. Ja me siis hakkasimegi rääkima sellest, et missugust elu me endale soovime. Kohe täiesti laialt võis kõigest unistada. Ja oli ka täiskasvanuid. Mind väga üllatus, kui sarnane see lõpuks oli. Et vahet ei olnud siis kas väikesed või suured, aga see selline soov selle järgi, et oleks roheline, mõnus maailm, kus kasvab palju puid, on palju metsa. Kuskil saab lõket teha, kuskil on oma hubane kodu või maja. Kõik see oli niivõrd ühtemoodi, et see mind väga üllatas, et kuivõrd ühised on meie soovid. Enamasti on ka bassein ja hobused. Jah. Seal pildil. No ja võib öelda, et kogu kool on tegelikult selline suur üllatus, sellepärast, et kes oleks osanud arvata tõesti 10 aastat tagasi, et kui alustati Nõmmel on ju, teie seda ei tea, majas 5 lapsega, et need on siis ikkagi terve suur maja ja et kuna keegi vist, ma julgen öelda, polnud varem kooli teinud vähemalt, et siis ma arvan, et kas need iga päev, aga paljud päevad on olnud üllatused. Ja mina mäletan ka seda hetke, kui ma astusin sinna Nõmmele majja sisse ja siis oli selline kerge, küll pime ilm, mingi sügisene vist ja siis puupliidi all praksus tuli ja pannkaugid praadisid seal pliidi peal ja täpselt nagu oleks täiesti teine dimensioon, kui praegu vaadata seda kooli siin ja seda, mis seal Nõmmel oli, täitsa 2 erinevat asja. Ja mõnes mõttes on ju hea, et me ei teadnud, kui raske on tegelikult kooli pidada. Et eriti need, kes seda paberimajanduse poolt on siin kõvasti teinud, et mine tea, kas oleks
olnud jaksu ja tahtmist, kui oleks teadnud, kui keeruline see on, aga noh, õnneks on see nüüd tehtud. Jah, see on vist see, mis alati juhtub, et kui 10 aastat on möödunud vilksti nagu üks päev, siis vaatad selle taha, et oleks ma teadnud, et nii palju väljakutseid on, et ei tea, kas olekski julgenud alustada, aga noh, õnneks alustajad ei tea. No minul oli tunne, et meie Maritiga mängisime kooli. Me vaatasime, et kes selles mängus sobib õpetajaks, kes sobib koolijuhiks, kuskilt ilmusid ka need lapsed, kes sobisid õpilasteks ja siis me hakkasime päris julgelt peale. Jah, et nii need unistused realiseerunud. Kui rääkida sest 10 aastast lähemalt, siis millised märksõnad oleksid parimad, et kirjeldada neid 10 aastat? No, kui me enne rääkisime juba üllatustest, siis minu jaoks see üllatus ongi võib-olla üks märksõna. Et see tee on tõesti olnud täis üllatusi, vaatad, et see selline huvitav olukord, millega tuleb hakkama saada või noh, lisaks on nende 10 aasta sisse mahtunud ju ka koroona, eks ole, et see oli üks näide sellest, et on võimalik ka niimoodi kooli pidada. Nii et jah, võib-olla minu jaoks see üllatus on üks oluline sõna. Ma ei tea, kuidas teistel on, kas tuleb mõni märksõna? Mina ütleks, et julgus, sest et eks see alustamine oli natukene hulljulge, aga ka edaspidi ja just, et minna ka õpilastega koolist välja, mitte jääda siia seinte vahele, kus on turvaline oma klassi, oma koridori, vaid ikka jälle kuhugile uude kohta. Ja siis kunagi ju ei tea, et kui sa sinna rabasse lähed, et kuhu künka taha või mingisuguse lauka taha lapsed jõuavad, sest see kõik on alati sünnib hetkes ja kõik ei saa ette planeerida. Ja lõpuks on see selline nagu meeskonna töö, et igaüks loob seda koolipäeva, neid sündmusi ja neid matku ja ettevõtmisi. Ja meenub kõik selline juhtum, kui võib-olla oli see 5. klass, kus lastega saime minna kanuumatkale ning üks ema siis ühel hetkel meenutas seda matka ühte värvikamat situatsiooni, et kanuu läks ümber, oma last ma nägin lihtsalt allavoolu minemas, haarasin siis kinni sellest lapsest, kellest sain. Siiski kõik jõudsid täitsa rõõmsa ja elusana kohale ja hiljem meenutasid rõõmuga neid märjaks saamisi. Jah, ma arvan, et seiklusi on tõesti palju olnud, et raske on küll võrrelda, aga et võib-olla üle keskmise, et noh, sellist spontaansust ka, et kui on tunne, et noh, siis on võimalik näiteks siin samas minna kohe Kadrioru parki ja teha õuetunde ja või siis jah, kaja juurde hobuseid ja teisi loomi vaatama või mida iganes, või kanuuga sõitma, et jah, et selliseid või ka hoopis suurlinnadesse, et käisime siin Londonis näiteks eelmise aasta lõpuklassiga ja et selles mõttes väga erinevaid seiklusi on olnud küll, jah. Võib-olla ma siis lisan selle paindlikkuse, et meil on alati olnud nii, et ikka neid väljakutseid on, kust on selline tunne, et no nüüd ei tea, et kuidagi nagu ei saa ja siis on vaja leida see tee, et kuidagi ikka saaks. Ja ma loodan, et see paindlikkus jääb meid endiselt saatma, et ükskõik on meil siis 10-20 või ükskõik kui palju aastaid siin möödas, et me oleksime sama paindlikud, sama seiklusrikkad, samamoodi sellised ägedad ja loovad. Jah, ja loovuse ka võib-olla lisaksin, et tõesti oleme loovalt seda kooli teinud, see on tore. Mul tuli veel mõte elurikkusest. See on meid kuidagi alati kõnetanud ja kui ma kuulasin siin mõningatel aastatel laste loovtöid, noorte loovtöid, siis need on olnud niivõrd erinevad ja alati tulevad välja kõikide noorte enda anded. Ja ma lihtsalt, mul on tunne, et ma olen kuskile ikka väga ägedasse seltskonda sattunud. Ja kui suudetakse midagi nagu nii vahvat teha, et ma arvan, et isegi täiskasvanud kuulavad ja isegi ei usu, et kuidas nii suurte ja ägedate töödega hakkama saadakse. Et siis see juba näitabki, et siin on võimalus väga erinevatel inimestel ennast teostada.
just, ja see kogukondlikkus, et seda ma küll tunnen, seda ma lootsin, et me suudame luua kas või linna keskel sellise tunde, et sa tuled siia majja või ükskõik kus me oleme ja sind ootab säraselline kogukond, kellega on mõnus koos olla. Ma lisan veel selle märksõna, et Kaia kool tegelikult ei ole ainult siin Kadriorus, vaid et on nii-öelda kogu Eestis, et suhtelist algust peale liitus Karulas grupp lapsi ja peresid ja siis Harmis ja siis vahepeal Sakus ja siis Saaremaal, et ja väga erinevad õppevormid on, et just mis ütles, et paindlikkus, et see kindlasti on Kaia kooli iseloomustanud ja see on ka siis erinevaid seiklusi kaasa toonud. Kui minna jälle nüüd minevikku, siis mis muutusid suurimateks väljakutseteks alustava kooli jaoks? Mis muutusid suurimateks väljakutseteks? Yeah. No, eks me paberimajandusest juba rääkisime, et see on alati selline tore väljakutse, mille vastu huvi on vähestel inimestel, ütleme nii. Aga no kõik on võimalik selgeks õppida niimoodi, et selle me õppisime ka selgeks ja oleme sellega niimoodi mõnusalt raja peal toimetanud. Aga võib-olla mis veel väljakutse on? Üks väljakutse on alati kindlasti, nagu öeldakse, selline tore ütlus, et kõik, mis meid õnnelikuks teeb, on teised inimesed ja kõik, mis meile jaoks on väljakutse, on teised inimesed. Ja kuna kool koosneb peamiselt inimestest, siis ma arvan, et need ongi need seiklused, mida me siin kohtame. Et on erinevaid juhtumeid alates vette kukkumisest kuni erinevas suunas jooksmiseni. Nii et ilmselt kõik, mis inimeste vahel juhtuda saab, kõik ühes koolis juhtub. Ja see on selline rõõm, väljakutse ja igapäevane tegelemine, et seda kõike, et selle kõigega hakkama saada ja selle üle rõõmustada. Ja algus oli vist maja ka, eks otsapidi läheb sinna paberimajandusse, aga jällegi see, et see Nõmme maja oli vist natukene meil siukene väike ja siuke natuke vist põrandalune ka. Jah, selles mõttes küll, et jah. Et ega ei ole lihtne leida ühte maja, mis oleks igatpidi tore, õdus ja armas ja samal ajal vastaks kõikidele nendele nõuetele, mis koolile on seatud, et missugune ta peab olema. Praegunegi maja on kitsavõitu, nagu te ilmselt ka olete märganud. Ja võib-olla väljakutse on kindlasti ka see olnud, et kuna Kaia kool võib-olla nagu usaldab siis lapsi ja elu äkki rohkem kui keskmiselt, et siis vanematel võib tekkida see tunne, et õpitakse vähe või et mis nad siis ikka seal õpivad aga et tegelikult ma arvan, et Kaia koolis ikkagi seda nagu elu ja enesetundmist ja teistega suhtlemist ja kõike sellist asja on päris palju õpitud. Ja ma pean ikkagi lisama, et üks asi on, üks pool on elu ja enese ja teiste tundmine, et see on meie eesmärk, aga teine pool on ikkagi selline tugev põhiharidus ja lõpetajad on ju läinud edasi õppima gümnaasiumitesse või ametikoolidesse ja saavad seal hästi hakkama, nii et selles mõttes siin seda hirmu kohta ei ole. Ehk on teil ka mõni näljakas lookene rääkida sellest ajast, kui kool valmis ja esimesed õpilased alustasid? Seoses nende kanuusõitudega mul tuleb küll üks väike armas lookene meelde jälle vette kukkumisega seoses. Ma arvan, et see oli siis, kui me olime esimest aastat siin majas. Ehk et meil toimetas siin siis 1. ja 2. klass ja siis me läksime rõõmsalt Kadrioru parki ja 2 last kukkusid purskkaevu. Jaa, mäletan küll. Et selles mõttes ei peagi kanuuga jõele minema, võib pargis ka vette kukkuda.
ja see oli jälle üks näide sellest, mis õuesõppe ajal võib juhtuda, et isegi siin samas pargis, et siis me pidime neile kuiviriideid leidma. Minul tuleb meelde see, kui oli selline metsateemaline aktsioon, mida meil ikka aeg-ajalt on, kus minnakse Toompeale ja öeldakse, et metsa tuleb hoida ja et hoidke meie loodust sellisena veel väga-väga kaua. Ja meil oli siis pakun 3. klass, kui ma õpilastele kuidagi mainisin, et teate, et siis võib-olla oli see reedene päev, et nüüd on niisugune päev, et toimub Toompeal üks niisugune nagu väljastumine, meeleavaldus. Selgitasin vist sõna meeleavaldus. Ja selle peale, kui lapsed said teada, et on selline asi nagu meeleavaldus, siis nad õhinal hakkasid valmistama plakateid, kuhu oli kirjutatud peale 3 sõna: ei raiu metsa. Ja siis me nende lastega sinna Toompeale jõudsime ja rõõmsalt nad neid plakateid seal kõrgel hoidsid. Ma pakun, et mingi tund aega nad jaksasid hoida seda suurt plakatit kõrgel, mis oli päris suur pingutus nende jaoks. Aga vahva kogemuse sain. Mis rollid teist igaühel oli kooli alustamise hetkel? Ma vaatan praegu ringi ja mõtlen, et huvitav, et teatud määral need rollid on meil siiamaani sellised, nagu nad olid 10 aastat tagasi, eks ole. Et oleme kõik siin kooli juhatuses ja meie Kajaga, nii nagu me 10 aastat tagasi jagasime, oleme pärast mõningaid keerdkäike jälle samas rollis õpetajana ja koolijuhina. Nii et 10 aastat tundub olevat väike aeg. Jah. Täitsa nõus, jah. Jah, 10 aastat ongi väike aeg, aga mina täna tõin kaasa sükse rariteedi, mille ma üles otsisin spetsiaalselt. Ja see kannab aastanumbrit 2006. Ja see oli siis selline koht, kus mina kuulsin esimest korda sõna Kaia haridus. Toomas oli ka seal, ma ei tea, kus teie olite, aga Taanis olid ühed väga toredad inimesed nimega Hildor ja Ross Jackson ja nemad rääkisid siis seal muudest teemadest ka, aga ühtlasi siis ka Kaia haridusest ja sellest, mida see üldse tähendab, mida see hõlmab ja miks see hea on. Ja ma mäletan, et minule jäi see kuhugi kuklasse kumisema või südamesse helisema või kuidas iganes. Ja sellest saab tõesti nüüd juba 20 aastat, 2 aasta pärast. Ja siis mõnes mõttes on see kool nagu, ma mõtlesin nagu seen või taim, et ühel hetkel, kui tekib see silmaga nähtav osa, siis enne seda on olnud vaja, et on mingisugune seeneniidistik või juureniidistik ennast juba nagu ajanud sinna, kogunud seda jõudu sealt, et midagi siis luua silmaga nähtavalt. Ja selles mõttes see ikkagi kool ei tekkinud tühjale kohale, et kool tekkis täitsa sellisele alusele, et kui nüüd ma räägin omalt poolt enda kronoloogia ära, siis te saate lisada, et see 2006 see jäi nagu kõlama ja helisema, mingi selline Kaia haridus, tahaks rohkem teada, kust saaks rohkem teada. Ja siis 2009 me läksime väikse seltskonnaga, kus oli ka Toomas, siis veel paar inimest, läksime siis Taani külla Jacksonitele. Ja meil oligi selleks ajaks tekkinud see soov, et me võiksime siis seda Kaia haridust ikkagi ka siin Eestimaal rakendada, aga meil oli mõned küsimused ja mõned väiksed hirmud. Üks hirm näiteks oli, minul ma mäletan ka see, et mõned sellised mingid valmis asjad on nii valmis, et väga täpselt järgitakse seda mingisugust struktuuri ja kõik on, sa pead nagu ennast mahutama sinna raami ja tegema seda asja, mis kuskil on, keegi on juba välja mõelnud ja sa ei tohi ise väga palju seal nii-öelda paindlik olla, mis meile meeldib, et ise luua või ise paindlik olla. Ja minu üks küsimus oligi, et saada teada, et kui me tahaksime seda Kaia haridust siin Eestis, me ei teadnud veel täpselt, mida me tahame teha sellega, aga tundus oluline
teema ja siis nii kui me saime neilt selle teadmise, et jaa, muidugi, et see on loodud pigem aitama teid, et see on selline mingi raamistik, mille peale te võite tugineda, aga et te saate kogu oma seda pärimuskultuuri ja seda kohalikku kõike ikkagi väga vabalt sinna juurde liita, siis minu jaoks oli nagu selge, et see peamine hirm oli maha võetud ja hakkasime selles suunas tegutsema. Ja tükk aega läks ju enne Kaia kooli veel, et me tegime Rocca al Mare koolis, tegime kursust gümnasistidele, täitsa 2 tsüklit ja siis me tegime täiskasvanutele Vabaharidusliidu kursusi ja siis kutsuti meid igale poole rääkima veel Kaia haridusest, ma olen Tallinna Ülikooli ja neid kohti oli tegelikult palju, et me käisime rääkimas ja siis oli see koht, et kus me saime aru, et me tahaks ise ka sellest rohkem teada, et mõnes mõttes nagu rong juba sõitis ja me ise alles ka avastasime seda maailma ja ei tundnud ennast väga tugevalt seal veel. Ja siis tuli mõte, et oleks vaja Eestis üks korralik kursus korraldada. Ja see oli siis 2011 ja Toomas asus seda kursust alguses peamiselt eest vedama ja organiseerima. Ja siis Toomas valiti Riigikokku ja ühel hetkel Toomas oli mul küsinud, et kas ma saan aidata. Ja ma ütlesin, jaa, ma muidugi aidata saan ikka. Ja siis ühel hetkel Toomas ütles, et väga enam ei ole aega sellega tegeleda, tule ja tegele nüüd ise edasi. Ja see küll abiks, aga ikkagi siis ma mäletan küll seda tunnet, et see oli ikkagi üsna selline vette hüppamine tundmatus kohas ja selline ujuma õppimine täitsa nii, et natuke oli hirmus ka. Aga see kursus siis väga vahva kursus oli, väga toredad inimesed olid seal ja siis toredad inimesed olid ka, kes sinna kursused olid Kaja ja Marit. Nii et see oli mõnes mõttes selline impulss ikkagi, kus kõik liikuma läks. Ja 2011 siis selle juurestiku kuskilt sügavustest tuli seeme, mis hakkas idanema seal kursusel ja 2014 siis juba hakkas taim oli mulla peal ja kool sai oma esimest aastat alustada. Võib-olla te peakski korra ikkagi üle rääkima siis, et kuidas te jõudsite selle mõtteni, et eelkõige teie kahekesi. Marit, kas sa mäletad täitsa algust? Selles mõttes asi on lihtne, et kust kohast uued lapsed või uued koolid sünnivad sellepärast, et on uued lapsed, kes on sündinud. Ja et enamik erakoole ikkagi on ju lastevanemate poolt loodud, et me olime ka tol hetkel ju lihtsalt lapsevanemad ja meil olid lapsed, kes olid kooli minemas ja kes tänaseks on lõpetanud meie kooli. Nii et see oli see impulss väga selgelt, mis meid pani nii-öelda jalgu kõhuvalt välja võtma ja tegutsema. Ma olen ka täiesti nõus, et see oli see vanus, kus Robert oli 7-seks saamas, Maria oli 6-seks saamas ja mõlemad olid juba sellised, et tähed selged, numbrid selged, mis me nüüd teeme. Et kas teeme nüüd kooli kohe, kui teeme, siis kohe täna hakkame peale ja siis me peale hakkasime. Just jah. Ja edasine on juba ajalugu, nagu räägitakse. Ja et küsimus oli rollist, et minu roll on olnud selline toetav, aga et ma olen 10 aastat tõesti korraldanud siis täiskasvanutele Kaia hariduse kursusi. Aga et siis nüüd vahepeal see oligi siis aastatel 2020 ja kuni 23 ehk siis ütleme nii, et lähiminevikus, et siis me olime Maritiga mõlemad selle kõige vanema klassi juhatajad või klassiõpetajad ja siis ma õpetasin ka siin bioloogiat ja ühiskonnaõpetust ja erinevaid aineid. Ühesõnaga, et 3 aastat olin ikkagi ka täiesti õpetaja siin koolis. Mina võin öelda siis tulevastele asutatavate koolide tegijatele, et kui alguses on vähe rahvast, siis igal ühel on vähemalt 10 rolli. Et oled seal nii-öelda see õpetaja, aga siis sa oled ka taksojuht, sa oled söögitädi, sa oled koristaja, sa oled see, kes reklaamib midagi, sa oled sekretär. No ma ei tea, see loetelu võiks päris pikk olla, mis sa kõik oled ühes isikus. Nüüd aga peame hakkama vaikselt lõpetama.
ja seetõttu küsiks, mida te sooviks meie koolile järgmiseks 10 aastaks. No ma võin alustada, et mina soovin kindlasti seda, et imeliselt ja üllatuslikult tekib selline suurepärane uus koht, et kus on maja ja suur aed ja võib-olla veel mingid hooned, kus töökojad või mingid toredad tegevused ja võib-olla ka loomad ja et olekski selline Kaia küla, nagu me oleme rääkinud. Mina soovin hästi sõbralikku kogukonda, et kõik meie rahvas oleks sõbralikud, heatahtlikud, üksteise suhtes kannatlikud, sest seda läheb meil vaja asju koos tehes. Põhimõtteliselt, et me hoiaks kokku. Jaa, mina panen oma jõu ka siia Toomase ja Kaja soovidele juurde, et 2 kõige olulisemat asja järgmiseks 10 aastaks ongi, ma arvan, see, et meie kooli sisu, see Kaia hariduse sisu saaks ka kohase vormi, et tõesti oleks olemas see Kaia kooliküla ja kõikide maailma ettevõtmiste edu on ikka selle taga, et kui inimestel on üks meel, et selline ilus sõna, üks meel või üks meel, siis olgu seda meil ka järgmiseks 10 aastaks. Ja need olulised soovid on ka juba öeldud, et ma veel lisaks siis sinna juurde endiselt sellist rõõmsat loomise lusti ja sellist vaibi ja tõesti, et see meie kogukond oleks kogu aeg selline, kus oleks hea olla ja hea tulla ja et me toetaks üksteist ja looks koos parimat võimalikku kooli ja maailma. Aitäh tulemast ja meiega juttu vestmast. Palju õnne ka kogu kooliperele ja naudime nüüd seda toredat sünnipäevanädalat, mis on korraldatud meie õpetajate poolt.